Mind ei üllata sugugi, et Khomeini režiim Teheranis kasutab olukorda enda kasuks. Lihtsalt veendes Ameerika Ühendriike, et nad peaksid lisama Liibanoni küsimuse Iraani ja Ameerika läbirääkimiste päevakorda. Sealt see probleem alguse saigi. 2 kuud tagasi Washingtonis kinnitasime meie ja ka administratsioon selgelt, et nad teavad läbirääkimisi Iraani islamistliku režiimiga. Ja mul on selle kohta oma arvamus. Aga Liibanoni ja Hezbollah lisamine sellesse päevakorda kutsub ja tegelikult kutsuski Iraani islamistliku režiimi otsustama, millal Iisrael kavatseb vastata ja millal mitte ning mida teeb Hezbollah ühel või teisel juhul. Iga seisneb järgmises. Kui me ütleme, et iisraelased ründavad Beiruti, siis tegelikult ründavad iisraelased Tahijed. See on nagu teises maailmasõjas. Ameeriklased ei pommitanud Prantsusmaad, vaid nad pommitasid natside positsioone Prantsusmaal. Seda tuleb selgelt välja öelda. Ja ma arvan, et Washingtonis peaks enne piirkonda minekut toimuma arutelu ja dialoog. Iisraelased ründavad Hezbollaht. Nad ei ründa tegelikult Beiruti. Ma helistan oma sõpradele Beirutis ja nad ütlevad, et meid ei rünnata, meid ei tabata. See on Tahije, see on Hezbollah, see on teine pool Liibanonist ja seal on enamus Liibanonist. Nüüd vastuseks Liibanoni parlamendi spiikrile, Iraani või islami režiimi parlamendi spiikrile on 70–75% Liibanonist Hezbollah vastu. Seda me mõistsime Washingtonis peetud läbirääkimistest. Seda oleme mõistnud viimase 25 aasta jooksul seoses meeleavalduste ja valimistega. Hezbollah ei ole Liibanon. Nii et kui iisraelased astuvad vastamisi Hezbollahga, on see hoopis teine sõda. Liibanon on Washingtonis pidades läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga rahuprotsessi võimaluse üle. Ja lõpetuseks ütlen, et kui me avaldame Liibanonile survet Iraani läbirääkimiste tõttu, siis me tegelikult takistame rahu saavutamist. Me ei saavuta kokkulepet, kui anname Hezbollahile võimaluse takistada Iisraeli võitlust terrorismiga Liibanonis. See on veelgi jahmatavam, kui kuulata Donald Trumpi, kes nimetas Hezbollah droonirünnakuid varem päeval väikesteks ja tühisteks, samal ajal öeldes, et Iisraelil on õigus end paitsta. Kuid ta ütles, et Liibanonis ei tohiks enam rünnakuid toimuda. Millisesse seisu see Iisraeli Iraani toetatud käsilase vastu paneb? Milline riik taluks regulaarseid raketi- ja lõhkedroonirünnakuid oma tsiviilelanite vastu ning peaks siis taluma, et mõni teine riik ütleb neile, et nad ei tohi reageerida? Vaata, enne kui ma lähen ja külastan ning analüüsin Iisraeli seisukohta, on olemas Ameerika seisukoht. Ameerika seisukoht, mis peab Hezbollah terroristlikuks organisatsiooniks. Ameerika seisukoht, mida on korduvalt väljendanud nii administratsioon kui ka president ise ning tal on head nõunikud, kes on samuti pärit Liibanonist ja peaksid teadma, et enamik Liibanoni rahvast on Hezbollah vastu. Ja kui Fidži saared või Iisrael või Šveits ründavad Hezbollaht, et sundida seda oma okupatsioonist loobuma, peaks see olema USA seisukoht. See on arutelu, mis tuleb pidada Washingtonis. Ja president peaks saama parimaid võimalikke ülevaateid inimestelt, kes mõistavad, mida soovivad liibanonlased ja mida soovivad Liibanoni ameeriklased ning kuidas Ameerika enamus tahaks asjade kulgu näha. Aga tema on president. Jah, ta võib tegelikult kujundada igasugust välispoliitikat ja rääkida oma liitlasega Iisraeliga. Ja muidugi ma saan aru, et selles on ka Iisraeli osa. Kõige tähtsam on Iisraeli osa selles, kes tunneb, et nad teavad end kaitsma. Aga mind teeb murelikuks meie arutelu siin. Me peaksime andma presidendile parima analüüsi ja parima ülevaate sellest, mis Liibanonis toimub. 30 sekundit on jäänud pausini. Kui leping sõlmitakse, kas Donald Trump suudab seda ameeriklastele võiduna müüa? Me teame, et kurat peitub detailides. Kuidas ta suudab seletada, et see on mingisugune võit? Minul oleks teistsugune narratiiv. Ma ütleksin, et president Trump on tark. Ta mõistab ja ta mõistab enamasti, mida Ameerika enamus tahab. Ta tuli väga tugeva enamusega ja selle enamuse ülekaalukas osa on evangeelsed kristlased, katoliiklased, Ameerika konservatiivid, loomulikult ka inimesed, kes on algselt Lähis-Idast pärit. Nii et tal on see arusaam, milline on nende nägemus ameeriklastena. Ja ma toetun täielikult tema nägemusele ning tema võimele seda mõista ja seda Ameerika avalikkusele edasi anda.